Tervist kõigile, te vaatate Mõtlemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2023. aasta laiamatemaatika riigieksami teise osa. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida on teile koolis õpetatud, kuid vastused peaksid meil samad tulema, sest need on kontrollitud Harno materjalide lehelt. Sellega soovin teile ilusat vaatamist ja lahendamist. Ülesanne 8. Joonestage antud koordinaatteljastikku funktsioonide fx ja gx graafikud. Piirutage kujund, mis asub koordinaattasandi esimeses veerandis ja mida piiravad x-telg, y-telg ning funktsioonide fx ja gx graafikud. Arvutage piirutatud kujundi pindala. Et need joonestada, on meil vaja leida haripunkt ja nullkohad paraboolile ning 2 punkti sirgele. Võtame ruutfunktsiooni ning korrutame -1 läbi, et oleks kergem leida x-kohad. Kasutades Viete teoreemi saame x-ideks -1 ja 3. Kasutame haripunkti leidmise valemit ning sisestades arvud valemisse saame selleks 1. Paneme 1 algruutfunktsiooni ning vastuseks saame 4. Seega haripunkti koordinaadid on 1 ja 4. Järgmisena leiame 2 punkti sirgele, paneme alguseks x 0 ning siis tuleb y väärtus 7. Seega esimese punkti koordinaadid on 0 ja 7. Teiseks punktiks paneme y väärtuse 0 ning x tuleb siis 7. Teise punkti koordinaadid on 7 ja 0. Lisame arve teljastikku, et oleks kergem punkte lisada. Parabool ja sirge tulevad sellised ning piirutame ära ka ala nende vahel. Teeme piirutatud alaga 2 osaks, ühte, mida saab leida integraaliga ning teist, mida saab leida kolmnurga pindalaga. Integraali x kohtadeks tulevad 3 ja 0 ning kuna sirge on üleval, seega tuleb sellest lahutada ruutvõrrand. Sulgudesse jääb x ruut -3x + 4. Järgmisena võtame ruutfunktsioonist algtuletise ja saame lisada x-kohad sellesse võrrandisse. Nulliga pole mõtet midagi teha, kuna nagunii jääks 0 vastuseks. Saame esimese osa pindalaks 7,5 ruutühikut. Edasi leiame teise osa pindala ja jooniselt saame lugeda kõrguseks ja aluseks 4 ühikut ning saame vastuseks 8 ruutühikut. Liidame mõlemad osad kokku ning saame 15,5 ruutühikut. Seega lõppvastus on, et viirutatud kujundi pindala on 15,5 ruutühikut. Ülesanne 9. 3 ettevõtet A, B ja C otsustasid rahaliselt toetada üht noort sportlast. Temaga sõlmiti leping, mille kohaselt eraldavad need ettevõtted sportlasele 3 aasta jooksul stipendiume. Ettevõtete A, B ja C stipendiumite suurused on erinevad ja ei muutu 3 aasta jooksul. Tabelisse on märgitud ettevõtete stipendiumite arv aastate kaupa. Vastavalt lepingule saab sportlane esimesel aastal stipendiume koguväärtuses 1500 eurot. Igal järgneval aastal kasvab stipendiumite koguväärtus eelneva aastaga võrreldes 20% võrra. Esimene küsimus, kui suure rahasummaga toetavad need ettevõtted noort sportlast 3 aasta jooksul kokku? Esimene aasta oli 1500 eurot. Järgmisel aastale peame korrutama 1,2-ga, kuna oli 20% tõus. Seega saame 1800 eurot. Ning 3. aasta, sama lugu, peame eelmise aasta summat korrutama ka 1,2-ga ning saame 2160 eurot. Liidame kõik kokku ning saame täpselt 5460 eurot. Teine punkt, arvutage iga ettevõtte ühe stipendiumi suurus. Kirjaliku kontrolli tegemine ei ole kohustuslik. Me saame teha võrrandisüsteemi, pannes iga ettevõtte tähe ning pannes tähe ette kas 1 või 2, olenedes mitu stipendiumit nad tol aastal andsid. Iga aasta kohta tuleb üks võrrand. Lahutame teise võrrandi esimesest ning alles jääb -b võrdumas -300-ga ehk b võrdub 300. Nüüd võtame esimese ja kolmanda võrrandi ning lisame b väärtuse sinna sisse. Viies arvud teisele poole jääb võrrandisüsteemiks meil nii. Kasutame asendusvõtet ning eraldame näiteks esimesest võrrandist C.
paneme C väärtuse alumisse võrrandisse ning korrutades sulud lahti ja eraldades A, saame selleks 280. Võtame ette eraldatud C võrrandi ning saame selleks 640. Seega lõppvastusülesandel on, et 3 aasta peale kokku oli toetus 5460 €. Stipendiumi suurused olid 280, 300 ja 640 €. Ülesanne 10. Nelinurkse püramiidi ABCDE põhjaks on ristkülik ABCD. Tipu E projektsioon põhjal asub põhiserva CD keskpunktiks. Püramiidi kõrgus on 7,5 sentimeetrit, ruumala on 120 kuupsentimeetrit ning põhiservade AB ja BC pikkused suhtuvad nagu 4:3. Punkt 1. Tehke ülesande tekstile vastav joonis. Püramiid peaks tulema selline. Teine punkt. Arvutage püramiidi külgserva EB pikkus. Me teame, et püramiidi põhjaristküliku küljed suhtuvad nagu 4:3 ning ristküliku pindala valem on A korda B, seega kirjutame valemi kui 4x korda 3x ning saame 12x ruudus. Kuna meil on nii kõrgus kui ka põhjapindala, saame lisada need ruumala valemisse ning kuna teame ka ruumala, saame eraldada siit x ruudu ja saame selle väärtuseks 4. Võtame ruutjuure ning saame 2. Seega AB külje pikkus tuleb 8 ning BC külje pikkus tuleb 6. Ning kuna kõrgus poolitab DC külje pooleks, tuleb CG küljeks 4 sentimeetrit. Leiame algselt BK külje pikkuse, kasutades Pythagorase teoreemi. Selleks võtame pool DC külge ning terve BC külje. Vastuseks jääb täpselt sentimeetrit. Kuna teame nüüd kõrgust ja külge BK, saame samuti kasutada Pythagorast, et leida külgserv EB, mida küsitakse. Vastuseks saame 10,4 sentimeetrit. 3. punkt. Arvutage külgserva EB ja püramiidi põhja vaheline nurk. Alfa leidmiseks saame kasutada tangentsi seost, võttes vastaskaateti ehk kõrguse ning jagades lähiskaatetiga. Võttes arkustangentsi saame alfaks ligikaudu 46,1 kraadi. Seega lõppvastus on, et külgserva EB pikkus on 10,4 sentimeetrit ning nurk on 46,1 kraadi. Ülesanne 11. Punkt 1. Leidke vähim positiivne nurk X, mille korral kehtib võrdus sellise mõõruga. Alustame vasaku poolega, koosinus 2x saame kirjutada välja kui koosinus ruudus x miinus siinus ruudus x. 1 pluss tangens ruudus x saab välja kirjutada kui 1 jagatud koosinus ruudus x-ina. Alt veel pi jagatud 2-ga on 90 kraadi. Lugejas oleva korrutise alt jääb 1 alles. Siinus sulgudes 90 kraadi pluss x on sama, mis koosinus x. 1 miinus siinus ruudus x on sama, mis koosinus ruudus x. Liidame koosinused kokku lugejast ning saame maha tõmmata 2 ning koosinus x-id. Alles jääb koosinus x. Paneme koosinus x võrdama 1 kahendikuga ning võttes arguskoosinuse saame x-iks 60 kraadi. Teine punkt. Joonestage funktsiooni y võrdumas koosinus x graafik lõigul pi jagatud 2-ga kuni 3 piid ja lahendage samas lõigus võrrand koosinus x võrdumas 1 kahendik. Koosinuse graafik näeb selline välja ning sealt läheb ka sirge 1 kahendikul. Et leida lõikepunktid, lahutame 360-st 60 kraadi ning saame 300 kraadi ning teine lõikumiskoht on võrdselt samal kaugusel. Liidame 60 kraadi ning saame 420 kraadi. Seega lõppvastusülesandel on, et vähimaks positiivseks nurgaks tuleb 60 kraadi ning võrrandi lahendused on 300 kraadi ja 420 kraadi. Ülesanne 12. Koordinaattasandil on antud punkt A -34 ja vektor AB 8 ja -2. Punkt C on valitud x-teljel nii, et sirge BC tõus oleks 2. Punkt 1. Leidke punkti C koordinaadid ja joonestage antud koordinaattelestikku kolmnurk ABC. Leiame algselt punkt B koordinaadid
kuna teame punkti A ja vektorit AB. Eraldades B vektori valemist, saame selleks 5 ja 2. Edasi saame kasutada sellist tõusu leidmise valemit, sest me teame punkti B ja C punktist Y-it. Eraldades X-i saame selleks 4. Seega punkti C koordinaadid on 4 ja 0. Lisame arvud teljestikku, et oleks kergem punkte lisada. Kolmnurk peaks tulema välja selline. Teine punkt. Arvutage nurga ABC suurus. Selleks peame leidma vektorite BA ja BC pikkused. Et teha antud vektorist AB vektor BA, peame lihtsalt võtma miinuse selle ette. Seega BA vektor on -8 ja 2. Leiame ka vektori pikkuse selle valemiga ning saame vastuseks täpselt ruutjuur 68 ühikut. Leiame järgmisena vektori BC 2 punktiga ning saame selleks -1 ja -2. BC vektori pikkuseks saame ruutjuur 5 ühikut. Võtame vektorite vahelise nurga valemi, sisestame arvud ning võttes arkuskoossinuse, saame ABC nurgaks 77,5 kraadi. Kolmas punkt. Arvutage kolmnurga ABC tipust A tõmmatud kõrguse pikkus. Selleks saame kasutada siinuse seost ning eraldame sealt vastaskaateti ehk kõrguse. Vastuseks saame 8 ühikut ligikaudu. Seega lõppvastus on, et punkti C koordinaadid on 4 ja 0. Nurga ABC suurus on 77,5 kraadi ning kõrguse pikkus on 8 ühikut. Sellega saime teise osa eksami lahendatud. Ma loodan, et kõik oli arusaadav, kuid kui midagi jäi veel arusaamatuks, saad alati jätta kommentaariumisse oma küsimused. Kindlasti likeige seda videot ja visake kanalile tellimus, et näha veel selliseid lahendusvideoid. Video descriptionist leiate ka playlisti, kus on kõigi aastate lahendusvideod olemas, nii kitsa kui ka laia omad. Aitäh, et vaatasite seda videot ning edu lähenevatel eksamitel!